Täna on 22. jaanuar aasta 2026. Koos pereõe Kadri Anniga oleme oodatud Manija saarekesele patsiente külastama. On talv ja saarele saamine ei ole lihtne. Ametlik liinilaev ei sõida jää tõttu, ametlik jäätee aga pole avatud. Patsiendid aga vajavad abi. Olen kuulnud, et saare rahvas juba sõidab autodega mööda jääteed saarele ja mandrile. Kahjuks on aastate jooksul juhtunud väga raskeid õnnetusi. Kõik see teeb olukorra keerukaks. Üle mitteametliku jäätee sõit ei olegi niisama. Eesmärk on aidata patsiente ja tulla tervelt tagasi. Tõstamaalt Manilaidu sadamasse, kus ta algab jäätee, on umbes 17 kilomeetrit maanteed. Edasi algab aga mõnes mõttes seiklus. Nii, Munalaiu sadam, 0,5 kilomeetrit. Ja siis 900 meetrit jääteed. Loodan, et see ikka toimib. Ja oleme kutsutud Manijasse. 2 patsienti, eakat ja tõsiste liikumismuredega vajavad ülevaatust ja raviskeemi täiendamist ja üks patsient vajab koduõendusteenust, kui nii nimetada. Selgub, et ametlik teenuse osutaja ei saa mitte tulla Manijasse, väites, et nemad ei saa tervet päeva kulutada ühele patsiendile, see ei ole neile lihtsalt kasulik. Munalaiu sadam. Nüüd pole muud, kui uurime, kus on see sõit üle jää. Muuseas, siin on ka kiirabi kenasti ootamas. Väga tore. Nii, aga lähme küsime nõu, kust saab ohutult üle. Me kontrollime üle. Kontrollime üle. Ja, igaks juhuks helistame ikka korraliku kõnetena. Täpselt. Kodu Arnole ehk mees, kes jah, Arno teab täpselt. Väga hea. Tere, Munalaid siin. Kuule, Matis Veskimägi tahab üle tulla, aga vaata, ma ei ole täna vaatanud kuidagi, et kas see märgitud tee, kus ta peale läheb ja kus üles Manijast. Tee on ees, jah? Kihnu poolt märkidest aina. Jah, selge. Ma ütlen, ta on siin kõrval. Olgu, hea küll. Okei. Kihnu poolt märkidest hoia. Mitte Pärnu poole. Kihnu. Jah, see tee on ees. Lähme vaatame. Nii. Asjad selgemad ja tark on sõita inimese jälgedes, kes on seda teed sõitnud ja on meie seas. Nii. Öeldi, et Kadakatest Kihnu poole. Põksub. Väike adreka laks toimib. Jah, mõtleks, et teise jälgedes on natuke meeldivam sõita, kui hakata ise mõtisklema ka siit või sealt poolt. Sest mitte kaugel on ju siin veetee, mida mööda kurseerib auväärne Kihnu Virve. Nii. Ja Mõnõja paistab. Õigemini paistis ka, aga nüüd paistab ligemalt. Ja need on need kuulsad kadakad, küll mennipuud, mille järgi siis saab valida õige tee. Aga nendest lipukastest kaugemale jällegi ei tohi minna. Ja ma ütleks, et see tumme koht on ka natuke kahtlane.
lugu sellest, kuidas Haapsalust Noarootsi on väga raske jääteed teha, kuna see on nii keeruline ja kallis ja ei tasu ära, aga ometigi on see ka turismimagnet. Nii, aga praegu meil ei ole turism, vaid sulaselge meditsiiniabi. Ikka ilus reegel, kui Muhamed ei saa mäe juurde tulla, siis tuleb mägi Muhamedi juurde või oli see vastupidi. Nii, siia otsa ka ei ole kasulik sõita. Kui tore on sõita teise jälgedes. Muuseas, siin on ka ohutus, et vist peab see vahe olema natuke rohkem kui meil. Subarust on kasu. Ikkagi 4 vedu püsivalt ja saab panna veel sügava lume ja ekstra paksu ja vedela möga lesiimi. Nii, aga paistab, et kõva maa on rataste all. Veel üks väike hüpe. Ja nii lihtne see oligi. Umbes 3 minutit. Aga nüüd juba selle auto järgi siis patsiendi koju esimene koduvisiit. Aga neid on meil plaanis kohe 3. Kuulus Manea Kemps ja Manea peamagistraal. Päris julgesti. Tegu, et kannul püsida. Kõik ei saa ühtemoodi andekad olla. Siin on Manea saarekeskus. Ja siin on ka Manea muuseum. Ja Manea rahvas on eriline sellepärast, et neil on merevaade igast aknast. Miljoniline vaade ühes ja miljoniline teises suunas. Kokku siis vähemalt 2 miljoniline vaade. Elamine. Nii, see on ühe tuntud kodaniku villa. Meenutab natukene laeva. Väga vahva arhitektuurne lahendus. Mulle tundub, et varsti jõuamegi siis esimese patsiendi juurde. Roheline maja vist seal kaugemal. Nii. Ja tänan Vahtre lehega autot.
siia jääda. Vot, tere tulemast, Manija. Oleme jõudnud edukalt üle jää ja tunnistan, et mul oli see ikka väike elamus. Aga rääkige, kaua see jäätee nüüd siin toimib, et mida mööda me praegu tulime? No praegust ei ole ju midagi, vesi on maas, külma on. Mingi 1,5 nädalat ma panin märgid sinna. Ahah. Jah, Nii. aga ma arvan, kui nii edasi läheb ikka veebruarini, läheb välja, võib-olla et isegi lõpuni, kui on külma. Selge. Jah. Noh, jah, praegu saime edukalt hakkama, aga kahjuks on ju siin igasuguseid lugusid, kuidas on ju väga kurbi lugusid juhtunud. Ja. Nii, aga ma arvan, et patsient ootab. Patsient ootab jah, aga ma ei tea nüüd, kus kohas siin on tegelikult kõrge. Seda me peame tegema, sest kuu on möödas. Jaa, aga seda ei saa eluks ajaks sisse jätta. See tuleb vahetada. Ära nüüd hakka. Jaa, natukene peab. Ole nüüd rahulik. Ole nüüd rahulik. Kuula mind. Kuula. Jaa, ei ole midagi. Seda peame tegema. Ära... Ma oleks pidanud suga minema muidu arsti juurde päris tõstamale. Ja, et nad koju tulid sul. Jah. Ära pahanda. Ei ole midagi pahandada. Jah. Palju siin oli? 5 tundi vist umbes või 6. Okay. Natuke valus vist on see. No natukene kannata. Tulegi veel. Küll ta tuleb, ta võib-olla, et on siin, noh, vaata kuu aega sees olnud, et kuskil toppab. Võista veel natukene tõmmata ega siia rohkem. See sõna tuleb ilusti. Kuradi ja. Just on väga hästi aru ka. Sulge lurts. Täitsa kinni siin. Äkki peab ikka 10 olema siin sees või? Tahad tõmmata? Muidu häält ei ole. Hääl ju on, aga Praegu natuke Sõnad lükkame ei seda tule. natukene sissepoole ja siis teeme selle tuimestuskeeliga selle augu niimoodi mõnusalt tuimaks. Ja nüüd on natukene valus. Nii, saime ta kätte praegu. Noh, väike selline lima. Korgikene on ees. hopsti. Aga nüüd ta tuli. Aga nüüd paneme aga siis uue toru sisse. Ja see nüüd läheb täpselt õiges auku. Läheb. Pisikene operatsioon. Mis sa nutad? Kõik on ju hästi. Mis siis tehakse? Läks. Tuli ilusti. Vist. Ja, ilusti õige koha peal. Ongi kõik. Täidame selle ballooni ära. Aga ma korraks ühendan kiiresti. Kõlab veel vist.
panen siia seda siis. Kas 5 piisab või? pane 10. Panen 10. Kipub teinekord tühjenema ka. Ja näiteks kui nüüd patsiendil oleks valus olnud, see oleks tunnistus sellest, et see pall oleks seal pehmetes kudedes kinni, aga praegu õnnestus ballooni täitmine hästi. Ja nüüd ongi ta kenasti fikseerunud kusepõide balloonkateeter. Teeme veel sellise stoomi avakorrastuse ja steriilne plaaster. Okei. Aga katsuge jälgida, et ikkagi saaks umbes liiter joogivett päevas. ahah , Et ta saab ju ka rohtusid, mis viivad vett välja ja siis võib juhtuda, et keha jääb kuivaks. Ja uriin võib ka muutuda selliseks, nii-öelda sade võib kergesti ummistada selle toru. Et ikkagi selline liiter joogivett päevas. Et siis on selge. uriini värv on heledam ja ta ei ole nii tume. Ja kui on ikkagi uriin nii-öelda väga kange, et siis on oht, et see toru ummistub ja siis on jama kui palju, et kuidas seda hakata nüüd vahetama. Me katsusime teha nii-öelda pöörduda ühe firma poole, kes nagu tegeleb koduõendusega, aga selgus, et Manija saarel nemad nagu üldse ei taha tulla, et see on neile nii raske ja läheb palju aega ja ei no jah, seda muidugi, see on nagu mingi Pärnust tuleb. Pärnust jah, et selline ametlik koduõendusfirma, mis peaks nagu seda piirkonda teenindama, aga kui nii ei saa, siis saame nii nagu praegu. Praegu on hea, et saab üle jääda. Ei, see on tegelikult väga hea, et te tulite, et muidu ma oleks pidanud jälle vaatama, kus ma taga saan ja lähen. See on paras ettevõtmine, et inimene on vaja ju tõenäoliselt pehme raamiga toimetada sõiduki peale aga praegu on ju hõljuk vist see või autoga saab ka läbi häda praegu. Aga praegu inimest ei taha hakata ju väntsutama, et see on paras ettevõtmine kõigile. Et praegu on nagu selline lahendus. Aga kui te mäletate, et siis umbes 30 aastat tagasi käisin ju Neemel vahetamas, et oli seal üks vanem härra, Georg. Jah, et seal ikka mitu aastat iga kuu, et siis ka sõltuvalt, mis siis parasjagu õues oli, et kas oli lahtine vesi, siis sai paadiga või siis M-iga ehk teie selle M750 mootorrattaga või mootorsaaniga või Soome kelguga, et kõik variandid on mul läbi tehtud. Läbi tehtud siin. Jah. No võt näed. Siis vist on korras sellega praegu. Ahah. Et võib särgi tagasi panna. Jah. Ja nüüd, mis ma siis nüüd võlgnen teile selle visiidi eest, et te koju tulite mul? Mitte midagi. Mitte midagi? Nii on. Kuidas nii? Niimoodi on. Kõik. Särgi püksi ja? Siis kuu aja pärast jälle, enne aastapäevast, siis võtame plaani. Jah. Et need nüüd 2 kuud on siin kõige hullemad, et näis, mis see märts on, et siis... Jah, mulle küll. Aga jääme siis nägemist, olite väga tubli, et nüüd on jälle uus toru ja muretu kuu aega. Aga et kuu aja pärast jälle. Nii on. Jutud maha aetud. Väga ei söö, et nüüd nagu tuleb siuke söögiaeg. Nojah, igal ühel natuke ise moodi. Ja tal on üldse need meeled muutunud, need maitse. Ennem ta nii palju magusat ei söönud tegelikult kui praegust. Jah, eks see insult, see aju kahjustus ikka mõjutab sellist asja, aga inimene tunneb, et tegelikult aju tahab ka glükoosi, suhkrut saada, et see nüüd ei olegi keelatud, et parajalt. Nii, aga ega midagi. Et siis... Olgu siis. Aitäh tulemast teile ja
kõige paremat ja kui on mõni mure, et siis andke teada. Teeme nii, nägemist. jah, Aga lähme siis järgmine kodu. Täpsemalt siis talu nimega Neeme talu. Lähete tagurpidi? Tagurpidi. Saime siit talust suurele teele ja järgmine talu on Neeme talu, Neeme Salme. Et siin rahvast kutsutakse talu nime järgi, mitte perekonna nime järgi. Aga jah, miljoni vaated igas suunas. Vennaksed, kes mõlemad võtsid Salmed naiseks. Nii, aga see talu on umbes siin kohal ja vaatame, kuidas siia saab. Küllap siit saab. Kõik klapib. Neeme talu. Nii, vaatame, kuidas siit saab. Ma arvan, et siit saab rallida ja minu Subaru sügava lume režiim õigustab ennast hästi. Yes. Nii, äge. Tervist! Tulime Salmet vaatama. Et siin üks... Ma tunnen enam ära, ma tükki aega käimata. No tere! Tervist ja Et meie... kuule ka enam hästnatega. Nii, lähme vaatame Salmet. Ma kuulsin, et tal on tervisemured, et vaatame üle. Ja, lähme kodu. Lähme. Tule ka siiapoole. Tuleme. Vaatame siis perenaise üle. Ja, kautta tugu tapaa tuomaan. Kus on perenaine? Ja, kyllä ta tuleb. Istuko siia nii kauaks? Tervist! Mina Madis, tohter. Ja õde Kadri-Ann. Et üks elanik kurtis, et teil on tervisemured, et olete niimoodi liigesvaludega ja südamemuredega kimpus, et siis ta kutsus vaatama. Et ma ei saanud teisiti, kui tulingi. Aga rääkige, mis need kõige tõsisemad tervisemured on? need liigesed ju ikka neid vererõhku neid pole kui ammugi mõõta. No, saame kõik kontrollida. Et kus on head? Kas või siin näiteks võtad istet? Vahepeal oli ikka päris siuke, et oli, aga see on jalad ju kohe õhta. Õnneks praegu nad... Ei, praegu õhtaks paistavad, aga selle korra nagu see kohe... See kole põlve kulumise haigus, et nad päris on ära vajunud ja ragisevad. Terve on siit ju kõverad, terve on siit. Ja tõmba selle järje üles, siis näete. Näen, et ma... See terve on siit välja vaibun ju. Jah, ma kuulan, kuidas teie süda lööb. Vaatame, kuidas verehapnik on. Nüüd võib lasta alla. Et praegu nagu süda lõi enam-vähem. Kerge kahin on. Aga vahel ju siit kohe mina tean, et on rinnas või on südames siuke nagu valutab või vahel siuke nagu mina tean, et on siin rinnas mõnda või on südames. Teeme kardiogrammi ka. Vaatan, et verehapnik on praegu enam-vähem 96 ja südamelöögisagedus 68, et see on päris hea.
ja vaatame, mis vererõhk on. jah, need aparaadid meil omal olid need juba kõik olemas, aga kõik läksid rikki. Ning tahtsin seda, siit Arnuga käisime teise korra linnas. Ning Arnul oli asjaajamis, meid pidi ka siis seal notari juures, ning Arno siis viis. Ning siis käisi apteekis ka, ning tahti seda ümber selle ramma on meil üks oli siukene ja see lagus kohe nii. Ümber õlavarre on paremad. jah, seda rääkad jah, aga. Nüüd olge tasa. Nii. 150-80 ja süda lööb õiges rütmis praegu, see on hea. Hingake sügavalt. Sügavalt sisse. Väga hästi. Niimoodi, siit poolt. Õnneks kõik kopsusopid, need ka kõige kaugemad, hingavad päris kenasti, et kõik need õiged kahinad on kuulda. Ma koputan ka natukene. Et see on kopsukõla, aga nüüd kops siin lõpeb ja algab seljalihased. Et siin on selline normaalne kõlavahe, et kopsus nagu paha vedelikku sellist suurt ei ole. Seda nimetatakse koputuseks, perkussiooniks ja mõnes mõttes see asendab ka röntgenipilti, et me saame täpselt selgeks teha, kus on kopsu piirid ja kas siin on mingit paha vedelikku. Aga nüüd väike pikali. Tõmbab käe võib panna natukene, sätime seda niimoodi. Kadri Ann on väga hea verevõtja. Ta on töötanud kohe suures laboris, kus ta sai väga hea kogemuse erinevate veenidega. Isegi siis, kui veen ei ole, siis ta ikka võttis verelupsti. Jah, et ega siin tüsedast käsivarrest. See oleks kedagi peale, ka Raiglas oli seal üks proovis, törkis, ei tea mitu korda törkis ning ei suas käde, siis kutsuti üks teine ning see võttis otsa suts tead ning praegu oli kohe, oleks kedagi. No. jah, ning üks ei suas käde haiglas. Aga veresuhkur 11,1 selgus, et patsient täna ikka ei ole söönud, et me peame kindlasti selle raviskeemi üle vaatama. Väga hea, et saime sellise leiu, mida saame muuta paremaks. Aga muidu ei ole viga. Vererõhk on korras, süda lööb õiges rütmis, kopsud hingavad nii nagu vaja. Ja nüüd võtsime need vereproovid, vaatame, kuidas on neeru ja kolesterooli ja maksa näitajad. Aga suhkru raviskeemi, selle vaatame üle ja katsume seda paremaks saada. Vaatame üle. Need ikka siit kamalu. Need saab siit kamalu ka võtta. Nüüd on ravimid kõik ees. Ma vaatan, et ainult metformiin on see, mida võtate suhkru vastu. Seda võtta suhkraigusele, jah. Võtta nii kummiku. Üks kord hommikul. Hommiku, jah, enne kõhta. Hommikul ja õhtul, see on 500 milligrammi. No nüüd on mõte selline, et tõstaks selle rohu annust ja kirjutan ka juurde sellise rohu, mis toetab südant ja ravib ka suhkruhaigust ja teeb enesetunnet paremaks. Et selline rohi toimeaine on tapagliflosiin, et üks 10 milligrammine tablett hommikul tuleb juurde, aga seda võib julgesti võtta isegi 3 korda päevas söögi ajal, et see on ikka veel väike annus. Tuleb siis 1,5 grammi, et see maksimumannus sellel oleks 3 grammi, ehk ütleme, et siis 2 tabletti 3 korda päevas, aga praegu
tõstame ettevaatlikult selle annust, et võtate 3 korda päevas. Noh, ütleme, et lõunal võtate 2 korda, 2 tabletti söögi ajal ja 1 on hommikusöögi ajal, õhtusöögi ajal 1 ja lõunasöögi ajal siis 2 tabletti, kus on nagu see päeva kõige suurem toidukord. Ja kirjutan sellise... Mä päivässä syökin. Mä hommikusyönä hiljani. Yhtä söö kella 4-5 vahel enemest. Nii, aga siis lepime kokku, et kui sööte nagu 2 korda päevas, et siis võtategi hommikusöögi ajal või päeva esimese toidukorra ajal 2 tabletti. Seda võetakse jah, et muidu võib tekkida maoärritus, et kui võtta seda näiteks tühja kõhuga. Noh, eriti vahet ei ole, aga jah, et seda võetakse koos toiduga. Ja lepime kokku, et siis tõstame selle rohuannust 500 milligrammilt 1000 milligrammi peale ja võtate siis 2 korda päevas, noh, kas söögi ajal või peale sööki ja kirjutan siis ühe rohu juurde nimega tapagliflosiin, et see on siis nii südamele hea kui veresuhkrule. Aga õnneks vererõhk on päris hea, süda lööb õiges rütmis, et teinekord võib tekkida selline rütmihäire, mida nimetatakse virvendusrütmiks, et siis peab võtma verd vedeldavat ravi, aga praegu õnneks süda lööb õiges rütmis. Minä vahepeal jo võtsin ka, aga nüüd peal ammugi võtna seda vere vedelda. Eks seal on omad ohud ka, aga praegu leian, et ei ole vaja. Aga siis vererõhu rohi läheb edasi. D-vitamiin on väga hea, et võtate korralikult 4000 ühikut ja siis seda kombineeritud toimega vererõhu rohtu ka. Aga jah, et praegune raviotsus on siis see, et kuna see suhkur on 10,1, saan aru, et noh, nagu söömata, et seda peab kindlasti nüüd timmima allapoole. Võtate siis 2 tabletti hommikusöögi ajal ja 2 tabletti õhtusöögi ajal, et siis tuleb annus niimoodi suurem, aga see ei ole veel maksimumannus. Ja kirjutan siis ühe uue suhkrurohu juurde, et hea on, kui see tühja kõhu suhkur oleks teil kuskil nii 6-7 kandis, aga praegu oli 10. Tegelikult oli ikka 7 ringis vahel kriips alla, kriips üle, aga jah, nüüd meil peale ammugi enam mõõtnega, et jää kedagi enam mis. Öeldakse, et ise natuke vanemaks ja haigus nooremaks, kurjemaks, aga pole midagi. Saame aga timmida uut raviskeemi, saame asjad paremaks. Ja kuidas selle glükomeetriga teil on, selle suhkru mõõtmise aparaadiga? See kohe nässus. Nässus. Aga seda saab apteegis täitsa niisama. Et testribasid, noh, näitad ette aparaadi, mis oli, et samad testribad kehtivad edasi. Aga need testribad ju vananevad ka. Noh, peab vaatama, mis seal purgi peal kirjas on. Et igal juhul kirjutan teile uued testribad ka. Aga jah, et noh, nii 2 korda nädalas võite mõõta hommikul täitsa söömata, mis on veresuhkur, et hea on, kui ta oleks siis seal 6-7 kandis. Jah, mõõtsi ka see kohe ennem, aga jah, see aparaat läks kohe nässu, tulles enam pilti edelt. Aga ei ole midagi koledat. Seda saab apteegist küsida, isegi meil tõstemaal on ka olemas, et kui keegi esindaja tuleb, et siis anname aparaadi kaasa. Aga muidu ei ole viga. Saame natukene timmida raviskeemi ja tuleb edasi. See küll hea, jah. Aga siin on siis teie armsad lapsed ja lapselapsed rivis. Väga vahva. Nemad on siis hoopis kaugel, Norras. Norral, jah. Siellä selle nooremate trikul nüüd tuli jõuluks vaatsid pildi seal perekäestes. Ja siin peal seda. Näeb ära ka selle, jah? No, suurepärane. 5,6. See on eeskujulik. Eeskujulik. Välenegi edi syöb naa palju magust. Magust, ma varutan magust. Mä en tiedä, kus minul see veresuhkur tuli. Aga jah, ühel oli kohe ju see Kihnu süstis. Süstis ennast, aga see kohe juba saab 10 aastat surnud. Jah.
nii on. Aga nüüd on üle vaadatud, natukene nuputatud, kuidas edasi ja olete väga tublid oma armsas talukeses siin Manija saarel, et miljoni vaade sealt aknast ja siit aknast. Et kohe 2 miljonit, et linnarahvas on päris kade. 5,6 oli see. Väga hästi. 5,6. siis tubli värk. Jaa, on tubli värk. Hommisin ma sen järsku. See on kuulenud enda räägi. Jalgu all pagant ja. Eks liigsed kilod ja liigesed on kulunud ja et ega see vahetus nüüd on oma ohtudega, et kui niimoodi saab edasi jätkata ja natukene ikka kaalust alla ka võtta, et seda magusat piirata ja rohkem aedvilja. Ja see vähe ikka võtab mõned käe aega. Tuoldi, aga ühe kommisööpäev ei saa, kui on. No, isegi seda mitte, aga ei tea, kus kohast tuleb see. Et vähem sellist jahust ja magusat ja rasvast, aga hommikul üks omlett näiteks oleks hea, õhtuks hautatud aedvili tailihaga, see täidab hästi ka õhtu, aga kõik need saiad, koogid, küpsised, kommid, et seda nüüd Saia me ei söö, paljud me söö seda sepikud. Sepikud. Noh, isegi seda võiks vähem võtta, et see sisaldab ka sellist palju süsivesikut. Aga ega midagi, et tore, et selline kogukond siin saarel on, et ju Mark oli see hea inimene, kes kurtis, et teil on tervisemured. Mark räägib, jah, ma käisid neid kohe. Mark abistab ikka ja ajab selle asja küll siin. Vana, ise küll vanadust ka, aga kolle tragida. 80 sai. Jah, imetlusväärne, et selline tore kunstiinimene ja suure südamega, et ikka muretseb ilma asjade pärast. Tänä lubas ka nüüd eile käisid Ediga poodis, mitte poodsi poetiku päe kaduma. See on kole Nüüd lugu. tuleb hakata tõstamal võib-olla toituda oma, ega on siin oli hea ligedal käia siin poodsidega. Kellel oma lautud on taga mitte... Jah, seal pole midagi, aga kellel autot ka ole. Lubasi põlend. Aga ega midagi, nüüd siis Vilma juurde, Jah. et siis oleme siis saare rahva üle vaadanud. Turismitalu lähete ka ikka, jah? No vist mitte, me peame jõudma kella 2 vastuvõtul, et patsiendid juba ootavad meid. Ahaa, no jah. Jah, et niimoodi. Ega midagi, nägemist ja kõige paremat ja kirjutan uue rohu ja teile siis saatekirja kuuldeaparaadi saamiseks. No jah, väga tubli. Jaa, teeme nii. Täpselt. Enne ma saa kindi panna, Jaa. see on... Kirjutan ära. Olgu, ega midagi. Kõige paremat. Suuremalt tänab jah, et tulite väga kontrolli. Järjese korra ja vaata siin libedad ka on või? Hoian kinni ettevaatlikult. Ja nüüd lubab kõrma tugevam ja... Deep snow. Maad ja nüüd. Läheb. Läheb. Ringtee ümber maja. Väga elegantne. Selle talu nimi on Kodutalu. Ja väga armas muki. Ootamas, tegemas oma tööd. Väga armas. Siin valvan mina. Lähme siis Vilmat vaatama. Manija saar, umbes 900 meetrit lai ja pikkus umbes 4,5 kilomeetrit. Aga siin on vaatepilt, mida Maesemaal naljalt ei näe. Tere! Tundub, et on üks alfaisane ja beta-isased seal kõrval. Nii.
teisel pool. Ja nüüd jõuame siis vanaproua talusse. Siin elab Vilma, kellel on ka tervisemured. Vaatame, kuidas me siin siis saame kulgeda. Nii. Tere, Vilma! Tere! Et kuulsin, et tervisemured, et need valud siin küljes teevad häda. See teeb häda. Et siin oli... terve. Nojah, et Aga ma mäletan, et siin oli ju see vöötohatis ja selle järgselt siis tekkis selline vastik krooniline valu. Jah, selle järel on valu. Nii, aga tookord me kirjutasime sellist närvivalu rohtu, gabapentiin. Kas see leevendas seda valu? Mäletate siin ikka üks 4-5 aastat tagasi, kui me veel ühe noore arstiga koos käisime siin? Jah, ma mäletan, aga ma ei ole seda nüüd enam tarvitan. Ma ei tea enam seda, kas see muidugi aitab. No aga see on selline vastik valu, et mida välja ei saa ravida, aga rohuga saab leevendada. Aga kuulame teie südant ja kopsu ja vaatame seda valupiirkonda ka. No jah, eks, võib vaadata. Paha ägedat nahapunetust nagu ei ole. Punetust ei ole, aga need valged, vaata, kus see kätki olid need armid siin peal. Jah, seda ma näen. Need teevad valu. Kui ma nüüd katsun, kas siin sõrme all sellist teravat valu on kuskil? Ei ole nii teravat, aga noh, seal on valu, jah. Aga ma kuulan kopsu ja südant ka, et olge veel ettepoole kummalgi. Okei, nii. Hingake sügavalt. Kops hingab väga hästi. Nii, siit poolt. Tubli, siit poolt. Väga hea. Verirõhk on hea. Vaatame üle, noh muidugi praegu ehmatus suur, et järsku keegi koputab ja hüppab sisse ja läheb lahti. Silmad lähevad käest ära, muud ei ole. Selline 160, 80. Kõrge. Katsun pulssi ka veel. Vana inimese verirõhk. Süda lööb õnneks õiges rütmis. Süda on terve. Jah. Muidu oleks terve nagu karu, aga see vöötohatis, see teeb külje peal valu. No teeme sellise plaani, et kui see rohi ikkagi aitas, siis ta aitab nii kaua, kui teda võtta. Ja kui on jällegi selline väga tugev häiriv valu, et siis seda saabki võtta. Et kas või iga päev natukene. Et kui on valu nagu alla surutud igapäevase võtmisega, et siis ta ei olegi nüüd nii hull, aga kui tükk aega ei võta, siis see valu läheb ka tugevamaks, et teda siis uuesti jälle tallutavaks saada on vaja jälle suuremas annuses rohtu. Aga ma kirjutan siis sellise närvivalu rohuskeemi. Kirjuta välja, jah. Et see sama gabapentiin, mida me tookord kirjutasime, aga et sellega jätkata, et kui ta aitas. Et kui nüüd liiga palju võtta, siis see võib teha pea uimaseks, aga nüüd leiamegi sellise annuse, et valu on tallutav või üldse ei ole ja siis tunnete ise ka ennast hästi. Aga minu meelest olete väga tubli. Ma räägin ammu juba seda, et ma oleks muidu terve nagu karu, aga lastest tervemgi, aga siin küljes see valu teeb. No, leiame leivendust. Peab selle ära kannatama. No, kannatada ei ole vaja. Valu on vaja ravida, aga kahjuks on selline valu, mida ei saa välja ravida. Aga saame leevendada, et ei peaks kannatama, sest tõesti valu ei tohi kannatada, kui ravimid on täitsa olemas. Ehk aitab jah see ravim siis. Nii, aga väga tore oli kohtuda praegu, et vanust on ju peaaegu 90 kanti. Jah. Võtan ibuprofiini või ibumaksi või mis ma võtan iga õhtu, võtan tableti sisse. See on sisse. selline liigestele hea.
liigesed lähevad ka käest ära juba. Aga juba kõik on kepirajal. roidevahelise närvivalu, see tahab saada närvivalurohtu. Jah. Nii. Kuidas siis muidu leiba küpsetate? Ei küpseta nüüd enam, ei ole küpsetanud. No. Ainult saia teen lauba õhtul. Noh, see on ju ka. Lauba õhtul teen saia ja õunakooki ja. Väga kihvt. Et kui noored tulevad külla, et siis pakute? Jah, siis teevad, vanem tütarega on siin vahelt teinud ja on ja ma üksinda ei tarvita seda leiba ära, nii vähe ei saa teha ja palju ei tarvita ära ja. Jaa, aga väga armas, et saame... Väga hea, et tulite vaatama. Saame leevendust, et kahjuks välja ei saa seda valu ravida, aga leevendada ikka saab. Vot. Ega midagi, me siis hakkame vurama tagasi Tõstamaale, et juba patsiendid kell 2 ootavad, et lihtsalt tulime praegu niimoodi, et teie mani ja hea haldjas Mark Soosaar. Mark Soosaar, see käib ikka vahest rääkimas siin. Mark tahaks ise ka ravi saada. No, Mark käib ravil iga päev ja iga hommiku. Peate kutsuma, et siis läheks teda ka vaatama. Muidu tema kutsub teid Saare rahvast vaatama, et siis Saare rahvast kutsub ka Marki vaatama. Mark hoolitseb meie vanad inimeste eest. Ka väga armas, et selline tore, suure südamega inimene on teil, et hoiab silma peal ja tunneb muret, et kõik oleks nii hea kui võimalik nii inimestel, kui loomadel, kui lindudel, kaladel. Vahvad selline inimene on teil. Selline lahe kell. Ma olen sarnast kella näinud jäälõhkujal Suur Tõll, et kus on kogu kellaskaala on 0 kuni... Majakavahid olime Sarkos, seal elasime, siis me tõime selle kella ära sealt ühe. Aha, et see on siis päris majakavahi kell. Ma ei tea, kus see, mis ajast te seal oli. Jaa, väga andekas. Või mis aegne. Aga me teeme teinekord patsientidele kellatesti ja palume kirjutada, joonistada kella numbrilaud, et nii nagu need numbrid on. Ja siis osutid, mis näitavad hetkel olevat aega. Ja kui näiteks tuleb vastuvõtule patsient, kes joonistab meile sellise kella, siis ma arvan, et meil tekib küsimusi, kas patsient on päris terve, aga selline kell on täitsa olemas, et me siis oleme teadlikud, et kui keegi joonistab sellise numbrilaua, et patsiendiga on kõik hästi ja meil endal on võib-olla silmaring natukene kitsavõitu. Aga ega midagi, et kirjutan teile rohud, helistan üle ka ja siis saame ka hakata minema. Need saab siis apteegist ette. Ikka apteegist. Teeme nii. Ma lasen siis lapsed välja toovad või toob Mark välja, kui läheb linna või? Vaatame. Ai, jah. Ja me siis alpakaga ka nägemist järgmise korrani. Ja ees ootab kodutee, aga jäätee enne seda umbes kilomeeter. Kodu kauniks ja eriliseks. Siin paistab selline kuningas olema. Väga vahva. Jälle üks vaatamisväärsus. Majakesed puu otsas. Aga paneme auto sõitma ja edasi. Ja mulle tundub, et kinnisvara on Manias täitsa saadaval. Rahvas on ehitanud oma talud väga õigesti kõik kõrgematele kohtadele ja muuseas siin on ka merepiir, kus siis tuli vesi jaanuari tormi ajal.
päris kaugele. Aga jah, et kõik need talud, mis on olnud põlistalukohtadel, jäid kuivale, aga uuemaja ehitised, suvekodud või suvilad, need kahjuks jäid nii mitmel pool vee alla, mäletan. Aga olime siis sügav lumi ja muda. Varsti jääteele. Muuseas, siin on ka üks põnev sõiduk. Kuid patsiendid tõstama loodavad. Aga kohe-kohe on mere peal. Tähis Männioks, aga siia jääkuhja otsa ei ole kasulik sõita. Nii, seal on auto, mis teeb vist asja, mida ta teab. Autosid käinud, see annab julgust, me oleme õigel teel. Ütleks, et süda põksub, et päris iga päev ei saa sõita seda teed. Aga sadam juba paistab. Ja muuseas, see on minu kodusadam olnud. Et olen 2 aastat umbes 100 sildumist siin oma jahikesega teinud. Nii, aga tundub, et siit saame välja. Nüüd anname kiirust. Yes. Oleme edukalt. See auto meid vist tõi ja ma arvan, et siit kuskilt siis saame minna siis juba sõiduteele. See on Hõljuki garaaž muuseas. Ja nii ongi. Nii, aga nüüd paneme siis Deep Snow asemel Normal ja lähme. Kas see oli nüüd raske töö maapiirkonnas või oli see elamusreis? Mõtleks, et kõike parajalt ja ma ei tea, see on see, mis mind siin hoiab, et mitte kortermajad ja puiesteed ja magistraalid, vaid inimesed oma armsates kodudes, kus iganes, alevites, külades, aga ka Mõnija saarel. Et
see oli elamus ja kui me saime natukenegi midagi paremaks muuta, siis võime olla väga-väga rahul. Kuidas sulle tundub? Väga tore tööpäev. Esmakordne. Nii on. Ja noh, seda kateetri asja ma olen käinud ühel mehel vahetamas päris 2 aastat järjest korra kuus. Tähendab, et olen kogenud kõike. Jääteed, paati, mootorsaani, Soome kelku, M750 mutika külgkorvis istudes ja ka jalgsi üle jääkõmpides, et oleneb siis aastaajast. Olen ka oma paadikesega, kummipaadiga käinud saare rahvast vaatamas, et see oli ka selline üks ajahetk. Kell on 12:48, et tunni aja pärast on esimene patsient juba vastuvõtul. Jõuame veerand tunni pärast kabinetti, lõunasöök, dokumentatsioon, kõik lubatud rohud ja saatekirjad vaja kirjutada ja nii ongi tänane päev siin Tõstamaal.